Tervist kõigile! Minu nimi on Rudolf Kasper Naruski ja mina olen Eesti Euroopa Liidu noordelegaat. Tere, mina olen Jane ja mina olen Euroopa Noorte Dialoogi projektijuht. Tere kõigile, mina olen Hanna Siman-Allas ja olen samuti Euroopa Liidu noordelegaat. Ja miks me täna siin oleme, miks me seda ägedat podcasti teeme, on sellepärast, et me natuke aega tagasi käisime Taanis Kopenhaagenis. Aga äkki Jane, sa tahad rääkida, miks me läksime Kopenhaagenisse? Jah, me käisime Kopenhaagenis Euroopa Noorte konverentsil, mis toimub siis mitu korda igas Euroopa Noorte Dialoogi tsüklis. Ning praegune tsükkel, milles me veel oleme, on number 11, ehk siis Connecting EU with Youth, ehk siis noorte ühendamine Euroopa Liiduga. Ja tegelikult see juurpõhjus veel, miks me just Taanis, millest me siin rääkima hakkame, mida tegema läksime, oli see, et Erasmus Plus muudab enda siis tegevuskava järgnevateks aastateks ning me läksime siis arutama ja lobima seda, mida meie sellest arvame, kuidas me sellest arvame, miks me mida arvame ja kuhu see kõik jõudma hakkab. Ja kui me ütleme meie, mida meie sellest arvame, siis me ei mõtle mitte mina, Jane ja Hanna Simona, vaid siis tegelikult laiemalt iga selle nii-öelda tsükliga, noorte dialoogi tsükliga me viime läbi ka siis neid siis sisendi korjat, ütleme siis niimoodi, kus me kaardistame erinevaid Eesti noorte seisukohti ja samal ajal, kui me ka läksime sinna, siis tegelikult me eelnevalt rääkisime läbi ka Eesti riiklikud positsioonid, sest seal olid riigid iseenda agendadega väljas, nii et see oli päris kõrgtasemeline selline poliitiline konverents, kus me, nagu vähemalt mina küll tundsin, et nagu kuskil ma ei tea, kui meie kolleegid ÜRO noordelegaadid või endised ÜRO noordelegaadid, keegi seda vaatavad, siis ma ei tea, ma küll tundsin, aga ma oleks päris seal peaassambleel. Võib-olla natukene väiksem, aga siiski tunne oli sama. Jah, Taani ületas ikka kõik ootused täiega selles suhtes, et näiteks viimasel päeval me saime põhimõtteliselt üks ühele rääkida Taani siis laste ja haridusministriga, vist oli see nimetustel niimoodi, Taani Euroopa Liidu ministriga ja rääkida ja lobida talle otse seda, mida meie noored ja mida meie riik arvab Erasmus Plussi tulevikust. Tõepoolest, ma olen nõus, et Taani puhul tuli väga hästi välja see Skandinaavia selles mõttes horisontaalne hierarhia, ehk siis, et sa tõesti oled ruumis ja sa tunned, et sa ei pea kuidagi ennast eriliselt hoidma või istuma või astuma selleks, et mingisuguste väga tähtsate ja võimukate inimestega lävida ja rääkida, vaid just nimelt tekkis selline hästi vaba õhkkond, kus sa saidki ideid vahetada, oli näha, et inimestele läks korda see, et nad tahavad teada, kuidas noored mõtlevad, mida nad mõtlevad ja kuidas nad saaksid selle oma igapäevaellu kaasa tuua. Nii et selles mõttes on Skandinaavias alati väga hea viibida. See on siuke hoopis teistsugune lähenemine. Ja minu jaoks, mis mulle hästi nagu võib-olla meeldis või oli siuke kontrast, on see, et kui me räägime noorte valdkonnast laiemalt, siis enamasti räägitakse kogu aeg nagu heas mõttes nagu jumalatest skandinaavlastest, kes on hästi palju kõiges edasi arenenud ja ma olin nagu vankumatu seda uskuja. Aga mõni nädal enne Kopenhaagenit ma käisin Rootsis ja ma sain aru, et tegelikult näiteks Rootsis ei ole üldse nii asjad nii hästi, aga siis Kopenhaagenis ma sain jälle nagu selle tunde, et nagu vau, okei, nad ikka teavad, kuidas asju korraldada. Ma olen käinud nüüd kokku 5 noorte konverentsil, kui ma nüüd midagi ära ei unustanud ja näiteks oli esimene kord, kui päriselt meil lasti näiteks siis demokraatlikult hääletada erinevat otsustele, mida me seal nagu rääkisime. Ma jõuan ka varsti selleni, et me saime päris seda nagu lobitööd ka nagu hinnata selle tulemusel, et mis võeti vastu ja mis need ametlikud seisukohad olid, aga nad ületasid minu arvates seda, et nagu seal oli võib-olla pandudki kogu rõhk sisule, et hästi tihti kahjuks on need konverentsid riikide jaoks selline nagu natukene nagu eputamise koht. Et nagu loomulikult on päriselt noorte kaasamist ja räägitakse noorte teemadel, aga hästi palju pannakse rõhku sellele, et see näeks lihtsalt üliuhke välja, sest see on ikkagi Euroopa noorte dialoog, maailma suurim siis selline otse dialoogi võimalus noortele otsustajatega ja iga riik näeb selles, et okei, et kui ma olen eesistuja riik, see on minu võimalus nagu teha mingid mega etendusi ja mega asju nagu kutsudagi mingid esinejaid ja nii edasi. Siis selle koha pealt, kusjuures, mis oli mõned osalejad ka kriitika, kui ma teiste delegaatidega rääkisin, oli see, et näha, et aga nagu ma ei tea, et nagu ei olnud nagu
õhtusöögi kõrvale mingit esinejat ja nii edasi. Et nagu nad ei pannud nagu sellistele asjadele nagu rõhku. Nad panid rõhu sellele, et seal oli päriselt see dialoog, seal olid päriselt suured otsustajad ja me päriselt saime kaasa rääkida. Ja nüüd nagu kui sa oled nii-öelda turismireisil, siis sa võib-olla kurdaks selle üle, aga kuna ma arvan, meie kogu Eesti delegatsioon oli väga selge, et selle väga selge eesmärgiga, siis eks teised saavad nüüd mind parandada, aga ma arvan, et meile see tegelikult täitsa meeldis, et sa räägid, et see nagu rõhku oli sisule palju rohkem pandud ja rohkem võimalust oli seda dialoogi pidada. Ja, täiesti nõus. Võib-olla ainuke asi oligi see, et natukene väheks jäi ajast, et me iga siis noortekonverentsiga me peame Euroopa Komisjonile siis välja töötama ja vastu võtma mingisugused soovitused ja lihtsalt seekord jäigi nagu tegelikult vähe aega, et need lõpuni viia, aga nad olidki selle hästi ära lahendanud sellega, et siis kõik oli väga struktureeritud, täpselt see aeg on selle jaoks, selle tegemiseks ja nüüd me hääletame ja läheme vaatame edasi, kuhu need nagu jõuavad. Ja ma unustasin mainida ka seda, et tegelikult me saime üks-ühele ka Glenn McAuliffiga nagu jutustada, mis on veel eriti oluline just Euroopa Liidu aspektist, et see oli tegelikult nagu mega. Kas sa tahad öelda, kes ta on ka, kui meie kuulaja ei tea? Jaa, et ma arvan, et see, et meiega oli siis noorte valdkonna Euroopa Komisjoni Kaja Kallas põhimõtteliselt näitab, kui oluline see oli, et jah, et Glenn McAuliffe on Euroopa Komisjoni põlvkondade vahelise õigluse, noorte, kultuuri ja spordivolinik von der Leyeni teises komisjonis. Ehk siis me saime väga-väga lähedale sinna kõige tippu ja saime temaga otse rääkida, mis meie arvame. Ja tema jagas ka meiega nagu enda muresid ja rõõme, sest et tema on täpselt samamoodi oma karjääri alustanud nagu põhimõtteliselt kõik, kes seal konverentsil olid. Jah, aga samas oli hästi tore ka see, et me nagu nägimegi erinevaid maailmavaateid ja perspektiive ka otsustajate seas. Et ma mäletan, kui ma ühe selle Euroopa Komisjoni otsustajaga rääkisime, kes oligi nagu, et aga haridus on ju noortele, et ülejäänud on kõik sport, et miks see peaks eraldi olema. Ja ma arvan, et see ei ole halb. Ma selgitan selles suhtes, et see ongi hea, et ta jagab enda perspektiivi. Ja nüüd see ongi ju dialoogi mõte, et äkki ta läks sealt ära niimoodi, et ta mõtles nüüd 2% teistmoodi, on ju. Ja meie saime natuke aru ka tema perspektiivist, ehk siis minu arvates dialoog on küll tore kõikide vahel, aga kui täpselt sama maailmavaatega seisukohtadega inimesed arutavad mingi teema üle, siis mõnes mõttes on see monoloog. Aga kui sul ongi erinevad seisukohad, erinevad vaatenurgad, siis seal hakkavad tekkima uued ideed ja ma arvan, et see oli ka, mille jaoks oli nagu seda ruumi antud ja seda ei kardetud, et ma arvan, et see on ka tähtis asi, et meil siuksed nagu dialoogid toimiksid. Et samamoodi nüüd nendes fookusgruppides, kus ma eeldan, me olime kõik erinevalt, vähemalt mina olin teistest eraldi, näen teisi noogutamas ka, aga siis seal ka samamoodi, et see on nagu just see läbi selle dialoogi erinevate seisukohtade argumentide, me jõudsime nende lõpp nii-öelda väljunditeni, aga mis on nagu äge on see, et me nagu vähemalt meil olid nagu väga selged raamistikud, mida me läksime nii-öelda sinna, mille ees seisma, mida me tahtsime nii-öelda arendada ja ma tean, et kõik need ideed, mille kallal me töötasime, mis oli siis meil enne läbi räägitud Harnoga, ehk siis Haridus- ja Noorteametiga ja HTM-iga, ehk siis Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Kokku siis 3 ideed, me olime 3 erinevas grupis põhimõtteliselt. Kõik need 3 ideed, millega meie töötasime, võeti sealt pärast poolt häälega vastu ja kokku võeti vastu siis 10 otsust, oli nii vist? 10 jah, ja tegelikult 4 ideed, sest et hääletusele läksid meie fookusgruppidest kokku tegelikult 4. Okei, 4, võt. Näed, et selles suhtes, et kui te nüüd tahate nagu mingit numbrilist asja, et kui keegi küsib, et kui efektiivsed on Eesti Euroopa Liidu noordelegaadid, siis Euroopa noorte poolt tehtud otsustest, 40% otsustest tulid Eestist, nii et tehke järgi. Jah, meil oli tõesti seekord nagu ülimalt edukas see konverents just selle lobitöö mõttes ja ma arvan, et siin tõesti tulebki nagu tänada seda, et me oleme saanud selle koostöö väga hästi jooksma Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja et me saime enne koos üle vaadata selle, et mis eesmärkidega me sinna lähme ja koha peal ka saime päris palju tuge Anult ja Liisalt, kes Haridusministeeriumist meiega seal olid. Aga võib-olla räägikski siis lähemalt, et mis need seisukohad olid, mis vastu võeti või just siis Euroopa Komisjonile nüüd edastamiseks lähevad, et võib-olla igaüks saaks jagada enda fookusgrupi arutelusid. Selles mõttes, et minu tiimi ettepanek oli selline, mis päriselt oma nagu esitatud kujul vastu võetud otsuste hulka ei jõudnud, aga kuna ta oli piisavalt lai teema, siis tegelikult ühel või teisel viisil ta oli
ka teistes ettepanekutes igati sees. Nii et see, millest me rääkisime tegelikult sõnumina, mul on tunne, et jõudis ikkagi nende otsustajateni kohale küll. Aga see tiim, kus mina olin, me keskendusime sellistele Erasmus Plussi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse aspektidele võib-olla, millest sageli kohe alguses ei räägita. Ja võib-olla me oleme sageli harjunud Erasmus Plussist mõtlema kui sellisest lõbusat õpirännete meediumist, kus noor inimene saab minna ja uusi sõpru saada kindlasti, siis mille peale me sageli ei mõtle on see, et see on ka koht, kus noore inimese maailmapilt avardub, kus tema silmaring avardub väga paljuski. Ja üleüldse tegemist on programmiga, millel on suure tõenäosusega väga pikaajalised mõjud. Ühest küljest saab noor inimene sealt kompetentse, mis talle tööturul kasuks tulevad, aga teisest küljest just nagu ma ütlesin, ta oskab ka pärast seda, õpirände läbimist ka teistest kultuuriruumidest pärit inimestega paremini läbida. Ta oskab paremini konflikte lahendada, eriti mis puudutab just nimelt maailmavaatelisi konflikte ja ta saab aru ka piiride ülese koostöö olulisusest. Ja kui me mõtleme näiteks, et kui kas või 20% Erasmus Plussis osalenud noortest lähevad näiteks poliitikasse, siis kui palju tugevam on Euroopa, kui meil on riikide eesotsas liidrid, kes tegelikult saavad aru sellest, et maailm ei lõppe ainult oma enda riigi piiridega, vaid tegelikult, et ellu jääda, tuleb teha koostööd ka teistega just nimelt, et tagada julgeolek ja et ka selliste suurte konfliktidega paremini toime tulla või neid suisa ennetada. Ja see oli see, millele meie keskendusime. Meie ettepanek oli ka siis see, et Erasmus Plussis oleks rohkem selliseid programme, mis on just nimelt konflikti lahendusele suunatud. Inglise keeles on need terminid siis peace building ja conflict resolution, mis on sellised vägagi tuntud sõnad Euroopa Liidu tasandil, aga võib-olla Erasmus Plussi osas me mõtleme sellele natuke vähem. Euroopa Solidaarsuskorpus pööras sellele võib-olla rohkem tähelepanu, aga nüüd need kaks programmi liidetakse. Ja see oli üks meie eesmärkidest ja tuletada siis nendele samadele otsuse tegijatele meelde, et kui eelarve ümber tegemiseks läheb, et siis kindlasti ei tohi unustada, et just nimelt me ei räägi ainult mingisugusest lõbusast õpirändest, kus siis nagu justkui eelduse järgi võib raha ära võtta, sest et tegemist on meelelahutusega, vaid ei, et need on programmid, millel on tegelikult meie ühiskonnale väga-väga suur ja positiivne mõju. Ja selles mõttes ma usun, et me olime edukad, et see ikkagi jõudis inimestele kohale väga hästi. Väga hea. Nüüd, kui me vaatasin, kuna tegelikult on natukene aega sellest konverentsist juba möödas, siis nüüd, kui me nagu Anna-Simon korraga rääkis, mul oli mul tulevad nagu need teiste töötubad asjad ka meelde. Et minu see working groupi fookus oli siis Erasmus nii-öelda seos kodanikuharidusega, citizenship skills. Ja see oligi minu jaoks ka see nagu, mis ma siin juba algul korraks mainisin, on siuke nagu controversial või vastuoluline nii-öelda selles olukord, et kui me räägime, et järgneva siis selle Erasmuse rahastuse perioodi üks fookustest on siis nende kodanike oskuste arendamine, mille all me võime rääkida siis kas mingi valeuudiste levikust või laiemalt ka sellest eurooplaseks olemisest, et see, et kui meil on see uus põlvkond, kes kaotab usu sellesse Euroopa projekti, siis meil ei ole enam varsti Euroopat, nagu see ju sellises kujul Euroopa Liidu näol. Ja siis oligi nagu see pool, et okei, et kui me räägime ja paneme selle üheks prioriteediks, aga samal ajal rahastusest me tahame panna kogu noortevaldkonna kokku haridusega ja siis nii-öelda selle noorsootöö osa nagu jätta nagu spordi alla, siis tekib küsimus, et kuidas me nagu, et jällegi, ma ütlesin ka, et me tõime selle nagu ka välja oma selles, et see ei tähenda, et nii-öelda Erasmuse mingi ülikooli programm peaks olema kuidagi halvem või vähem tähtsam, aga lihtsalt öelda, et ainult ühega saab hakkama ei ole piisav, et kui me nagu kaotaksime kogu rahastuse ära ülikoolide programmidel, oleks probleem, aga kui me kaotame nagu kogu alapunkti ära selleks, et teha neid projekte, neid nii-öelda nagu Anna-Simona mainis, mis võivad algselt tunduda nagu mingi meelelahutus, aga kui me räägime sellest nii-öelda Euroopa mentaliteedist, sellest, et meil on erinevates riikides sõbrad, see, et me tunnetame koos ükskõik, kas sa oled Hispaanias, Itaalias, Eestis, Lätis, Poolas, Saksamaal, et sa oled eurooplane, sul on ühine kuuluvustunne, te teete ühiseid asju, sa tead sõpru igalt poolt. Ja kui sul on see olemas, siis sul on väga palju raskem sattuda sinna nii-öelda
ütleks niimoodi nagu valeuudiste voolu, aga me näeme väga selgelt, mis tuleb ka erinevate riikides kaitseraportitest välja, et meile mittesõbralikud riigid tegelevad teadlikult selle tööga, et noori siis Euroopa valitsevate siis valitsevate nii-öelda inimeste vastu üles ketta ja rääkida neile, kuidas kõik on halvasti. Nüüd, kui meil on tugevad projektid, kui meil inimesed saavad aru, kuidas osalus töötab, nad käivad erinevatel projektidel, siis läbi selle tegelikult me saame sellele kõige paremini vastu võidelda. Ja see üks punkt, mille me siis nii-öelda läbi surusemegi, mis oli nagu väga selgelt sellega, et me peame jätma alles selle, et me ei saa toetada ainult siis tööjõuturu oskusi. Me ei saa ainult toetada projekte, mis töötavad tööjõu oskustega, vaid laiemalt eluoskustega, sellepärast, et see on väga selgelt seotud sellega, et võidelda valeuudiste levikuga ja kogu, et me ei kaotaks seda infosõda nendele riikidele, kes ei ole lääne sõbralikud, aga laiemalt kellelegi ei kaotaks seda infosõda. Jah, meie siis fookusgrupil oli 2 sellist suuremat pointi, mis õnneks kõik sinna soovitustesse ka jõudsid. Ja üks nendest või selle kõige alus tegelikult oli noorte valdkonna peatükk. Ehk siis 2028 kuni 2034 Erasmus Plussi raamistik ei näe ette seda noorte peatükki seal eraldi, vaid see on pandud teiste asjadega kokku ja meie läksime sinna selge siis soovituse või selge arvamusega, et see peab jääma ja sellele peab eraldi siis rahavoogu suunama ja üks meie soovitustest tuligi see, et see kindlasti peaks jääma ja see kindlasti peaks olema, sest et praegugi juba Erasmus Plus laiemale ühiskonnale on ikkagi seotud ülikooliga ja õppima minemisega välismaale, mitte nende vabatahtlike võimalustega, mis Erasmus Plus noorte peatükis toob. Kõik noorte vahetused, noorsootöötajate õpiränded ja mida kõike veel ja ka Euroopa solidaarsuskorpus, aga sellele me otseselt niimoodi ei keskendunud, sest et meie grupi tegelikult teema oli üldse see, et kuidas siis saame jätkata seda ja parandada seda, et vähemate võimalustega noored saaksid sinna kaasa tulla. Ja tegelikult üks teine soovitus, millega me koos natukene toimetasime seal või andsime ka nõu ja võtsime vastu nõu, oli siis see, et tegelikult üks soovitus oli ka see, et see budget seal, see eelarve oleks siis 15% Erasmus Plussi kogu eelarvest, aga see ei olnud meie soovitus, see oli siis nii-öelda täiendav soovitus juba ja see võeti ka vastu, sellel oli ka hea meel. Ja mis ma võib-olla see natuke läheb see rahastuse teemaga täpselt kokku, mis ma tundsin ka öelda, et saage aru, et mida me ei teinud, me ei läinud siis näelda kuidagi ala aktivistidena nõudma suuremat rahastust Erasmusele. Et kogu see rahastus on tegelikult juba ette nähtud, kinnitatud sellest, see Erasmuse nagu suurus, palju Erasmuse projektile läheb on olemas. Et see on nagu noordelegatina me ei ole nagu need, kes lähevad lihtsalt nõuavad hästi palju mingeid asju, vaid me räägime selle ressurssi kasutamisest, mis on juba määratud. Ehk siis nagu praegu Jane tõi ka välja, et 15% sellest, mis on määratud, läheks sinna valdkonda. Ehk siis see poliitiline otsus on tehtud, see raha on määratud, selle jaoks, et me näeme, et me peame neid probleeme lahendama. Ja nüüd on lihtsalt see olukord, et nagu kõik saaksid aru, mis selle nagu mõte on ja miks nagu noorte dialoog on nii võimas, on see, et jällegi Euroopa Liit saab tegelikult aru sellest, et okei, me paneme kogu selle suure raha selle jaoks, et tegeleda nende probleemidega, mis me tõime siin ka kõik nagu välja. Nad on need ju pannud nende peafookuspunktidena ära, aga siis nad ongi need ametnikud ja erinevad siis hakkavad nüüd mõtlema, kuhu see raha täpselt laiali jagada. Ja nüüd tegelikult oligi see olukord, kus nad olid selle esimese nagu sisendi tegelikult nagu andnud teada liikmesriikidele, kuidas nad näevad, et see asi hakkaks välja nägema. Ja nüüd erinevad riigid, erinevad noored läbi noorte dialoogi andsidki nüüd selles suhtes sinna tagasi, et see oligi nagu heas mõttes vaidluse koht, kus me nagu rääkisime erinevatest riiklikest prioriteetidest, asjadest, kuidas seda peaks paremini nagu nii-öelda kasutama. Ja see ongi nüüd see, et nagu miks see võib-olla ongi nagu tähtis, et aru saada, et miks see on niivõrd tähtis, et seal need 4 otsust 10 võeti vastu, mis olid väga selgelt meiega seotud, on see, et eelnevalt see raha kasutamise otsus oli juba tehtud ja nüüd me nagu suutsime enda selle mõju, et ilmselgelt Itaalia noortel ja ma ei tea, Hispaania noortel võivad olla natuke teistsugused probleemid kui meil siin, aga see, et me suutsime nii-öelda 40 leida, mis siis kõiki teised punktid sobisid meile ka, lihtsalt me ei töötanud nendega nii palju koos, aga 4 punkti 10, mis konkreetselt olid meiega seotud ja mis on meile kasulikud, siis see nagu lihtsalt näitab, kuidas see suur Euroopa kontekst töötab rohkem meie kasuks ja see on nagu see pool, et loomulikult on ka need sarnased probleemid ja see on ka teistele kasulik, aga me saame eeskätt olla kindlad, et see, mis Euroopa Liit nüüd seal
loodetavasti, kui nad vastu võtavad need otsused, teevad siis meie regioonile sõbralikult ja meie valdkonnale sõbralikult. Jah, eks sellega nüüd näha ole, mis järgnev aasta jooksul toimub ja ma nagu, jah, meie oma ei olnud just see 15%, meie oma oli seda me seal nõustasime oma vahel, aga tegelikult just see, et see noorte peatükk üldse oleks, kuna praegu seda ette nähtud ei olegi ja meie arvame, et see on nagu väga halb, kui seda ei oleks. Ja see ei tule lihtsalt sellest, et HTM või Harno või meie seda arvame, vaid see on see, mis tuli välja meie konsultatsioonides, mis me kevadel ja suvel tegime. Ja teine suur teema, mida meie käsitlesime, oli just siis nende projektide taotlemine ja see, kuidas kõikide nende projektide taotlemine on suhteliselt sarnane ja suhteliselt sama raske. Ja et vähemate võimalustega noortel ja ka näiteks puuetega noortel ei ole seda lihtne teha, sest tegelikult ka mõned materjalid on näiteks emakeeltes Euroopa Liidu siis liikmesriikide keeltes veel puudu, et see oli nagu siuke nagu baas sellel ja siis sinna tuleb veel juurde see, et need ei ole näiteks nii ligipääsetavad materjalid ja et kui sa taotled 50 000 projekti ja 500 000 projekti, siis tihtipeale, see küll oleneb ja natukene varieerub, kuid tihtipeale sa pead nagu sama palju bürokraatiat läbima ja sama palju paberimajandust täitma ja niimoodi me ei jõua kuidagi vähemate võimalustega noorteni, et meie konsultatsioonides tuli ka tegelikult välja see, et maapiirkonna noored ja vene emakeelega noored ja tegelikult ka juudi kogukonna noored, et nad ei tunne, et see oleks nende jaoks selline ligipääsetav asi, kui neil ei ole ees kedagi noorsootöötajat, mentorit, kes iganes juba on teinud neid projekte, aga meil oleks just vaja seda, et need noored, kes lihtsalt tahavad midagi ellu viia, saaksid seda rohkem teha. Ja mul on väga hea meel, et see siis soovitus võeti ka vastu ja et see on vähemalt nagu baas millelegi. Ja selle hästi lühike repliik, ma tahtsin nagu nalja teha, on see, et me selle 15% osas me oleme nagu valmis kompromissiks, et kui nad taavad 16, siis see on okei, vaata, et nagu. Mida rohkem, seda uhkem ja naljakas muidugi oli see ka, kuidas igal sammul meile rõhutati, et rahasummasid meie ei otsusta, see on kõik otsustatud ja kõik ja õnneks me läksime ka sinna, et võib-olla ma ei tea, kuidas teie fookusgruppides, aga eks ikka see rahateema sinna tuli ja igas grupis ma arvan oli see teema, et tegelikult võiks Erasmus Plussile lihtsalt rohkem raha suunata, aga mul on tore meel või nagu hea meel selle üle, et tegelikult sinna nagu lõppsoovitustesse, kus me valisime siis 4 või 5 seast siis nagu iga kord ühe või 2, ma ka enam täpselt ei mäleta, igatahes väga demokraatlik hääletus oli, et sinna tegelikult ei tulnud nii väga sellist või tultki üldse mingid summade peal mängimist, et tuligi lihtsalt see mingi protsendi asi, mingi soovitus, aga et kõik olid väga nagu ühtsed ja said väga hästi aru, mis see eesmärk on. Ja tegelikult ju eelnevad noortekonverentsid ei ole olnud nii fokusseeritud teemaga sellest ühest siis tsüklist. Ja ma olen selles mõttes nõus, et loomulikult olgugi, et meie eelarve üle ei otsustanud, siis see käis teemana läbi, ma arvan, et on väga raske poliitikast rääkida, kui me ei räägi rahast, sellepärast, et me võime rääkida kõike, mida me võiksime, peaksime, saaksime teha, aga kui selle taga ei ole seda, et kuidas seda teha ja sageli see tähendab finantsressurssi, siis loomulikult see asi jääb juba eos poolele teile seisma. Aga nagu sa, Rudolf, mainisid ka, siis tegelikult oli väga hea meel näha seda, et olgugi, et sinna tulevad kokku noored üle Euroopa Liidu ja nagu sa ütlesid ka, siis see, mis on võib-olla noortel mureks Hispaanias, ei ole sama, mis on noortel mureks Lätis ja Eestis. Aga et sellegi poolest väga paljudes asjades jõuti kokkuleppele või konsensusele, et leiti need ühisosad ja ma arvan, et just nimelt sellega seda aitas saavutada see sama arusaam, et esiteks me ei lähe nagu väga suuri mingisuguseid nõudmisi esitama sinna eelarve osas, vaid pigem väga paljudel oli just nimelt arusaam, et mitte, et raha oleks ilmtingimata vaja kohe juurde. Loomulikult alati on tore, kui raha tuleb, aga et kõige olulisem on see, et me oskaksime olemasoleva rahaga võimalikult hästi ümber käia ja et seal oleks võimalikult vähe mingisugust ülejääki, mis nagu peaks olema olnud kasutatud, aga sisuliselt kirjutatakse korstnasse sellepärast, et seda ei osata suunata. Ja teine asi oli siis see, mis ka minu arust väärib eraldi väljatoomist, et me mõtleme sageli Euroopa Solidaarsuskorpusest ja Erasmus Plussist
väga suurte õpirännete kontekstis, eks ole, et sa tõesti lähedki Eestist, ma ei tea, Portugali on ju, või midagi muud sarnast ja see on väga äge, et Erasmus Plus seda võimaldab. Aga tegelikult Erasmus Plussi raames saab teha ka projekte siinsamas näiteks Eestis või ükskõik, kus sa siis parasjagu elad. Ja see, et ka sellele rõhku pöörati ja öeldi, et me võimegi olla erinevad ja meil võivadki olla erinevad regionaalsed vajadused, aga Erasmus Plus aitab seda lahendada just nimelt, et kui me teeme nende taotluste kirjutamise lihtsamaks, kui me teeme selle ligipääsetavamaks, siis see tähendab ka seda, et mitte ainult näiteks vähese sissetulekuga noored või erivajadusega noored saavad käia oma koduriigist kaugemal, aga see tähendab ka seda, et nad suudavad ja saavad luua palju tähenduslikumaid kogukondlikke ettevõtmisi või projekte, mis tegelikult aitavad parandada eluolu seal, kus nad elavad. Ja see kehtib kõigi noorte kohta. Nii et see oli ka oluline ja ma arvan, et see aitas ka neid ühisosasid leida, sellepärast, et me nägime, et Erasmus Plus ei ole ainult seotud reisimisega, vaid see on ka seotud kogukondade arendamisega, ükskõik, mis nende kogukondade probleemid on. Väga hea mõte ja siit ma tooks ka selle juurde, et no nagu ehkki et vaata, on kaks poolt, üks on sõnad, teised on teod. Ja kui me räägimegi erinevate kogukondade kaasamisest, siis mida ma olen näinud ja ma arvan, et mis on ka hea siin välja tuua nüüd 5 konverentsi kogemusel, on see, et kuna mina ju esindan siis ka siis nii-öelda juudi taustaga noori, omades ise seda päritolu, siis just juba nagu põhimõtte pärast, et me saaksime rääkida laiemast kaasamisest, et nad ka juudi päritolu noored saaksid osaleda, siis väga lihtne näiteks küsimus on juba toitlustuse osas. Ja 5 konverentsist ainult 2 on tagatud vastav toitlustus, kuigi igal pool on olnud see küsitud ja kõige professionaalsemalt oli see tehtud just Taanis, ehk siis mida ma tahan nagu öelda välja siin just on see, et nad mitte ainult ei rääkinud selles nagu konverentsi kontekstis, vaid nagu ma nägin, et nad olid väga tõsiselt seda ka nagu võtnud siis nii-öelda planeerimises arvesse, et see on ka nagu selline pool, mis on minu arvates tähtis, et kui me nendest teemadest räägime, kas me päriselt ka oleme valmis siis rääkima täielikust kaasamisest ja tegema ka neid otsuseid sellisel kujul. Ja täpselt see avaldas mulle ka väga muljet ja tegelikult see aeg, mil me seal Kopenhaagenis olime, oli üldse väga turbulentne, võiks öelda. Ja mulle tundub, et see nagu kommunikatsioon oli neil ka väga hästi läbi mõeldud, et tegelikult oli see, et päris mitmed Euroopa Komisjoni esindajad ei jõudnudki meieni, sest et eelmine õhtu, kui nad pidid maanduma, oli Kopenhaagenis lennujaama läheduses ja samuti ka Rootsis ja Norras märgatud droone ja lennukid lihtsalt tiirlesid meie kohal ja ei maandunud keegi. Ja nüüd ma ei tea, kas see on selle pärast nii, aga see on selline nagu väike vandenõuteooria siis või kuigi eks me uurimine käib ja arvatakse, et võib-olla on Venemaa sellega seotud, aga nüüd mõelge, kui väga kõrged tähtsad Euroopa ametnikud tahavad minna ühele Euroopa konverentsile ja siis järsku need droonid seal igal pool õhus on, siis äkki see oli meie pärast. Jah, võis olla. Tõepoolest, et need militaardroonid olid 4 päris suurt drooni, eks ole, mis on nagu sellised, et kanda võib-olla kuulajale paremat ülevaadet sellest, et need ei olnud sellised väiksed droonid, mis kuskil lendlesid, vaid tõesti, et need olid militaardroonid, mis võisid olla potentsiaalselt väga ohtlikud. Ja loomulikult, eks kõikide selliste aktide ükskõik, kes selle taga oli lõpuks siis on ju. Et loomulikult nende eesmärk on sellist igapäevaelu võimalikult palju häirida ja tekitada sellist ärevusfooni. Ja loomulikult ega ärevus on inimeseks olemise tavapärane osa, aga see, kuidas me sellega toime tuleme, eristab meid võib-olla siis sellest, kui hästi me olukordadega toime tuleme. Ja ma pean tõesti ütlema, et Taani sai sellega väga hästi hakkama, väga kiiresti tegelikult mingisugused selle ürituse osad mängiti ümber, kohe olid olemas sisuliselt videopöördumised, otselülitused ja see tekitas minus endas tegelikult selles mõttes head tunnet, et Taani ütles, et hästi, tehke, mis tahate, eks ole, meil loomulikult Taani siis piiri- ja politsei jõud koheselt reageerisid samamoodi ka Rootsis, samamoodi ka Norras. Aga et selles mõttes oli ikkagi ühine sõnum oli see, et meil on siiski business as usual ja et see ei kõiguta meid. Ja see on tegelikult kõige tähtsam. Et ma olen ka ise olnud näiteks Londonis ühe terrorirünnaku ajal, see oli juba aastaid tagasi. Aga samamoodi seal tegelikult kõige rohkem avaldas muljet see, kuidas inimesed teadvustasid seda,
et väga kohutav asi juhtus, kuidas sellega siis tuldi toime ühiskonnana, aga samas kogu aeg tooniti ka seda, et asi, mida ei tohi teha, on siis täiesti endast välja minna ja kõik kogu nii-öelda show seisma panna. Tulebki näidata, et me tegelikult tuleme sellega toime. Meie elu ei jää sellest seisma ja me tegutseme selle nimel, et seda uuesti ei juhtuks. Ja sellega tegelikult taanlased said väga hästi hakkama. Ja ma arvan, et selle business as usualiga me võiksime tegelikult vaikselt ka sellele podcastile siin punkti panna. Järgmine konverents on meil Küprosel, loodetavasti ilma droonideta. Jah, lihtsalt ma tahtsingi ka lõpetuseks sobib siia väga hästi seda ka öelda, et loodame, et ilma droonideta, aga samamoodi nagu te nägite enamus podcastis me rääkisime kõigest muust ja lõpus ainult korraks seda väikest asja, mis seal mainis. Ehk siis noorte dialoogi ei peata, ei mingit droonid ega mingi muu asi, see jätkub, noortelegaadid ja noorte dialoogi läbiviimine jätkub ja noored saavad esindatud. Nii et suur aitäh teile kuulamast ja näeme juba järgmine kord kuskil võib-olla järgmises podcastis. Okei, tšau! Aitäh, tšau!